räägime täna struktuursest kuulamisest. Kui me jälgime poliitikat, vaatame valimisdebatte, loeme erakondade programme, siis mõnikord on jõle keeruline aru saada, mis seal täpselt kirjas on või mida poliitikud on proovinud öelda. Mul on teile üks väike nipp ja selle nimeks on mis, miks, kuidas skeem, mille abil aru saada, mida poliitikud täpselt ütlevad ja kuidas siis teha selle ütlemise põhjal otsuseid. Esimene element, mis? Selleks, et omada mõistlikku arutelu või üldse kasutada oma kriitilist mõtlemist, me peame kõigepealt aru saama sellest, millest üldse räägitakse. Ja väga tihti juhtubki see, et meile esitatakse informatsiooni või väiteid, millest on võimatu aru saada, mida on tahetud öelda. Vaata seda näidet, mis ekraanile ilmub. Pane korraks pausile ja proovi mõelda, kas sina saad aru, mida siin on tahetud öelda. Mina arvan, et selles programmilises seisukohas on päris mitu probleemi. Mis asi on see valelik poliitika ja kas kõik saavad sellest ühiselt aru ja ühtemoodi aru? Mis on siis see õnn, mis peaks kõigi Eesti inimeste õuele tulema? Mida te lubate? Muidugi on ju tore. Kõik me tahaksime paremini elada ja kõik me tahaksime neid häid asju, mida see erakond lubab. Aga mida nad siis täpselt meile lubavad, see jääb minu meelest arusaamatuks. Ja sellest tulenevalt on meil ka keeruline selle erakonna sisuga tegeleda. Element number 2, miks? Ükskõik, mida me elus arvame või ükskõik, mida me soovime või ükskõik, mida me teha tahame, me peaksime endalt alati küsima, miks me seda soovime, miks me seda tahame. Ja täpselt samamoodi me peaksime nõudma poliitikutelt, et ükskõik, mida nad lubavad, ükskõik, mida nad välja ütlevad, nad peavad alati põhjendama, miks nad seda teha tahavad. Väga lihtne on erakonna programmi kirjutada suuri sõnu. Palju keerulisem on põhjendada, miks on see meile kõigile oluline. Vaata seda näidet ja mõtle, miks see idee võiks olla meie jaoks tähtis. Kui sa nüüd seda ideed vaatasid, siis tõenäoliselt sa suutsid välja mõelda paar päris mõistlikku mõtet, miks on mõistlik kütuse hinda alandada. Samal ajal minule jäi küll päris segaseks, miks peab olema kütuse hind Eestis kõige väiksem teiste Euroopa riikidega võrdluses. Miks see on eesmärk omaette või miks just see meede kütuse hindade alandamisest on see kõige õigem asi, mida tuleks ette võtta. Poliitikutelt ei tule nõuda mitte ainult selget sõnumit, vaid ka selget põhjendust, miks nende ideed on paremad kui teiste omad. Element 3, kuidas? Vot see on nüüd kõige keerulisem. Mis võiks ju ometi inimeste arvamusest välja tulla ja miks ta seda arvab? Selle põhjendamine pole ka kõige keerulisem. Aga kuidas selle soovitud tulemuseni jõuda? Vot seda on päris raske öelda. Ja sellepärast tuleb seda ka poliitikutelt ja debattides ekstra nõuda. Väga lihtne on öelda, et tõstame õpetajate palga 2-kordseks Eesti keskmiseks, aga kuidas me selleni jõuame? Vot seda me ei tea. Väga lihtne on öelda, et teeme Eesti majandusest maailma parima majanduse, aga mida me selle jaoks konkreetselt tegema peaksime? Mis meie plaan on, seda on palju keerulisem sõnastada. Vaata, ole hea seda näidet ja mõtle, kas sina saad aru, mida erakond praegu lubab selleks, et oma ideed ellu viia. Mina sain väga hästi aru, mida nad teha tahavad. Ma sain ka aru sellest, miks seda peaks tegema. Aga minul jääb natukene arusaamatuks, kuidas me selleni jõuame. Kas me kavatseme suurendada rahastust? Kas me kavatseme arendada välja uusi programme? Või kas me kavatseme avada
rohkem huvikoole, seda ma ei tea. Aga seda on mul vaja teada, et päriselt nende poliitikute mõtetest aru saada. Ja seda pead ka sina poliitikutelt nõudma. Ühesõnaga, selleks, et poliitilist debatti edukalt jälgida ja selleks, et paremini aru saada, mida sulle on proovitud öelda, küsi endalt alati ja nõua ka nendelt, kes sind veenda proovivad, et nad seletaksid oma mõtteid, mis, miks, kuidas, skeemist lähtuvalt. Mis, miks, kuidas. Aitäh!